This is 99% Invisible. I'm Roman Mars. Ai kurat, nüüd saate algus läks valesti. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Jim Ashilevi ja meie oleme popkulturistid. Endiselt. Ja õnneks ikkagi ise. Ja, ma arvan, et meil need identiteedid kui ka saate pealkiri on nii hästi juba sisse töötatud, et pole mõtet hakata vahetama. Kindlasti mitte. Ei ole mõtet hakata kasutama pseudonüüme, ei ole mõtet mõelda, et mis võiks olla veel efektsem saate nimi, et nii on täitsa hea. Ma isegi, kusjuures naljakal kombel ma ei ole kunagi mõelnudki pseudonüümi kasutamise peale. Ma ei tea, kas mulle meeldib mu nimi või vähemalt see tundub mulle sobivat, et mul on selline nimi. Ma ei tea, oled sa kunagi pseudonüümi kasutanud, sa oled kirjutanud võib-olla mingi teise nimega? Ei ole, ma hakkasin ka märkama, et inimesed kasutavad pseudonüüme siis, kui ma ise hakkasin loominguga tegelema. Et kui me tegime bändi klassivendadega ja kui me tegime filme ja kui ma olen siin koomikseid teinud ja nii edasi, et alati mulle on tundunud kõige mõistlikum ikkagi kasutada enda nime. Kuigi ma olen näinud jah, et mõned mu iidolid ei kasuta kunagi oma päris nime, on ju. Aga kokkuvõttes ma ei tea, mulle tundub lihtsalt kuidagi õige öelda lihtsalt otse välja, et jah, see olin mina, kes selle käkerdise kokku keeras. Meil on head lühikesed löövad nimed ka, vaata Jim ja Ivo. Just. 3 tähte, see on siuke lühike ja lööv, võib-olla see ka aitab. Ja. Aga kusjuures meenutades meie podcasti algusaegu, mis nüüd on juba ju üpris kaugel, eks ole, me oleme siin suve vastu pidanud ja nüüd on juba sügis. Et kui me suve hakul üritasime välja mõelda, et kuidas oma podcasti üldse nimetada, mida sellele pealkirjaks panna, siis meil oli igasuguseid imelikke variante ja see vastab tõele. Siin inimesed on sahistanud siin ja seal, et kas see on nii, et võib-olla popkulturistide originaalne pealkiri oli hoopis introvertide padjaklubi ja nüüd on see hetk, kus me ütleme välja, et jah, nii see oligi. Oli küll. Ma ei tea, see oli jah selle nii-öelda tööversiooni, kui mul oli mõte peas, et midagi peaks ju nimeks panema. Projektile paned ikka nime või nimest kõik algab. Et siis me ta nagu alguses nii panime ja korra ta tundus nagu hea mõte ja siis jälle mitte. Ja siis kuna me nagu seda edasi-tagasi läksime, siis nagu oli suhteliselt kindel, et tegelikult olgemas, et see nimi ikkagi ei sobi, kui ta ei ole selline, et ta kohe klikib. Ja me ilmselt jõudsime järeldusele, et esiteks me ei ole kumbki nii introverdid, et see peaks olema nagu mingisugune nagu see üks ja ainus asi, mida me enda kohta ütleme. Just. Ja siis see padjaklubi aspekt, see oli nagu natuke nagu nunnu, aga natuke ka tobe ikkagi või kuidagi, et see introvertide padjaklubi ühesõnaga töö pealkirjana oli natuke nagu intrigeeriv ja siukseid nagu, ma ei tea, ideid tekitav, aga just edasimineku jaoks, et see oli siuke hea hüppelaud, kust edasi minna mingi parema pealkirja peale. Ja kui popkulturistid tuli, siis see oligi, vaata, see oli see klikk, eks ole, et nüüd me teame, kuidas edasi kõik läheb, sest nimi on väga oluline, selles suhtes mulle nagu nimi meeldib, sest nimi määrab väga palju identiteedist ka ära. Ma ei mõtle siin all seda, et kui inimese nimi on nüüd Jaan, siis ta on ühtemoodi ja Ivo on teistmoodi või kuidagi, aga noh, ütleme näiteks, kui ma panen projektile nime, siis see minu meelest nagu määrab ikkagi mingil määral ka selle projekti iseloomu. Ja meil oli vaja, et see nimi oleks kohe peale vaadates ilmselge selles mõttes, et ta nagu kohe annaks kätte selle sisu, et kui inimene kolab mingisuguses podcastide keskkonnas, vaatab, mis üldse saadaval on, et siis kui hüppab talle silme ette popkulturistid, saab ta kohe 3 sekundiga aimu, et mis sorti podcast see üldse olla võiks, on ju, ja sellepärast meile see nagu hästi sobiski. Aga kui me räägime praegu oma podcasti identiteedist, siis siit ikkagi võiks ju minna edasi meie isiklike identiteetide teema peale või siis üldisemalt, mis meid praegu seob, mis on see ühisnimetaja, mis meid peamiselt seob. Ja üks asi on see podcast, aga teine asi on see, et meil sinuga on ju üks ja sama sugu. Tõsi ta nii on, jah. Meessugu. Et istume siin meessoo esindajatena praegu ja see on teema, millest me oleme tahtnud ammu sinuga rääkida tegelikult. See oli vist üks selle nii-öelda, kui see teema oli siuke work in progress või kui me mõtlesime selle podcasti peale, siis vähemalt see oli üks selline minu poolt välja pakutud mõte, kuna ma püüdsin nagu, enne kui me seda podcasti tegema hakkasime, me ei olnud nii lähedalt sõbrad, et ma oleksin suutnud kohe peast haarata 10 või 20 või 30 mõtteid, mida paberile panna ja mis oleksid minu meelest kohe toiminud,
siis üks mõte, mis mul oli, tulenes natuke sinu selle Kehade metsa raamatust ja üldse sellisest mõningatest diskussioonidest, mis mul tol hetkel sõpradega olid ja just see, et nagu see meestevaheline lähedus ja kuidas see nagu üldse, kuidas see väljendub, miks seda on vahel nii raske väljendada ja miks see teema üldse võib vahel natuke ebamugavust tekitada, sest isegi noh, ütleme, olles sellele teemale võib-olla natuke tundlikum või vähemalt mõeldes sellest teemast, ka mina teen vahel kohatuid nalju, kui see teema kuidagi üles kerkib ja siis ma ei ole pärast enam kindel, et miks ma selle kohatu nalja nüüd tegin, et kas see on kuidagi sisse programmeeritud või mitte, et noh, ma toon näite, sest muidu see kõlab lihtsalt kuidagi väga, väga abstraktselt. Ma tegin üks õhtu bändiproovi ja me rääkisime seal, et kuidas ma ühe loo ideele tulin või kuidas ma mingid sõnad kirjutasin ja ma kirjeldasin 2 tüdrukut ühes kohvikus. Mul on praegu see kuidagi väga uduselt meeles, mida ma täpselt rääkisin või kuidas see stseen kohvikus oli, aga nad olid seal kuidagi väga niimoodi sõpradena, ajasid juttu, jõid veini, rääkisid raamatutest ja nad olid kuidagi ka füüsilises kontaktis, nad tegid üksteisele pai, silitasid, niimoodi sõbralikult. Ja me nagu diskuteerisime seda sõpradega ja kui siis mu sõbranna tõi mingisuguse näite, et mõnes riigis on meestel nii või naa, siis ma tegin mingisuguse kohatu nalja, vihjates sellele, et need mehed on siis ilmselt neid vaadatakse, nagu nad oleksid homoseksuaalid näiteks. Ja siis ma ei saanud täpselt aru, miks ma selle nalja tegin. Mul nagu oli kohe nagu enam-vähem kohe pärast selle väljaütlemist oli mul häbi, sest ma arvasin, et ma teen praegu nalja ja tegelikult siis ma ei olnud enam kindel, et esiteks see ei olnud naljakas ja teiseks ma ei olnud kindel üldse, miks ma seda ütlesin ja siis mul tekkiski selline kuidagi, et miks see meeste vahelise platoonilise läheduse teema on nii keeruline. Ma ei tea, kas ma selgitasin praegu üldse midagi ära või mitte. Ei, see on väga hea lähtepunkt, jällegi minu arust see on hea siuke taust või taustinfo või taustalugu. Mulle tundub, et see meestevaheline lähedus on üha aktsepteeritum selles mõttes, et selle siuke füüsilised väljendused. Ja meestevaheline kallistamine näiteks on rohkem levinud. Jaa, aga see on siiani, seda nagu õigustatakse või pehmendatakse enda jaoks iroonia abil selles mõttes, et kui sa vaatad mingisuguseid Hollywoodi noortefilme, siis alati kui 2 tüüpi omavahel hästi läbi saavad ja teevad mingeid toredaid asju koos, siis ikkagi tuleb sellele irooniliselt viidata kui bromance'ile, on ju, et see on nagu, veits gei, aga see on nagu bromance, vaata, et sa tood selle nagu bro aspekti nagu sealt kuradi jõusaali riietusruumist kaasa. Natuke maskuliinsemaks. Jaa, just, et kogu see bro-kultuur, see on ju see, mis varem domineeris ja mis oli varem selline nagu status quo või siuke nagu põhiolek meestevahelises sõpruses, et sa oled siuke nagu veidi rohmakas, veidi siuke jõmmilik kutt, on ju, ja siis sul ei ole mingit probleemi minna mingi teise kutiga nagu koos duši alla pärast trenni, vaata, et mitte, et nagu nüüd vahiks, on ju, teineteist seal, et seda ei ole, aga nagu, et pärast nagu õlale ikka patsutad, kui on mingi hea mäng olnud platsil või mingi siuke, et pärast saunas ikka mingi õlle võtad ja nii, on ju, et aga ühesõnaga, et on nagu mingisugused imelikud, väga hägused piirid, et kust maalt see asi läheb nagu liiga geiks ja kust maalt see asi on veel siuke äge, siuke bro, mahub sinna bro lahtrisse. Ja siis nüüd nagu tänapäeval, kus ma ei tea siis, kas nagu ühesõnaga siin neid põhjusid on mitmeid, miks nagu, sest et soorollid arenevad pidevalt edasi ja muutuvad ja kultuurid arenevad ja sellised ühiskondlikud kokkulepped muutuvad ja arenevad ja harjumused, et siis tänu sellele arengule on ka poistel nüüd võimalik olla veidi nii-öelda nagu tüdrukulikum selles mõttes, et natuke rohkem on juba okei, kui sa nagu kallistad teist meest nagu lihtsalt nagu teretuseks või hüvastijätuks. Ei pea sünnipäev ainult olema, eks ole. Ja minust nagu eestlaste seas üleüldse ongi see kallistamine ju olnud ülimalt normaalne kogu meie eluea vältel küll. Ma ei tea, kuidas varem oli, aga ma kaldun arvama, et minu vanaisa põlvkond näiteks on ju ei olnud mingisugune et nad ei olnud suuremad kallistajad. Samas kui mina küll nagu
keskkoolist või sealt edasi juba mäletan, et kogu aeg üks nagu kallistamine käis, kui kellelegi külla mindi või mis iganes, et see on olnud okei. Ja sealt edasi, kui mina olen jõudnud nagu teatrikooli, siis seal juba oli täiesti savi nagu selles mõttes, et nagu seal me juba muutusime pervertideks nagu et minu nagu piirid on nihutatud niikuinii kuskile, kus need nagu vist harilikult inimestel ei ole. Aga no see on nagu rohkem ikkagi jäänud ka sinna keskkonda selles mõttes, et ega ma nagu kõiki nii palju ei käperda kui oma teatrikolleege. Aga jah, et kogu see bromance nagu kultuur, et mulle tundub, et see ongi sihuke nagu abivahend või mingi sihuke pehmendav filter, mis aitab meil meestel siis nagu tasapisi lubada endale õrnust, nagu teineteise vahelises suhtluses. Keskkool on huvitav koht, kuhu see diskussioon võib-olla viia või sealt nagu läbi natuke mõelda, sellepärast et esiteks juba see, et mul ei ole olnud alati väga suures hulgas meessoost sõpru, ma olen alati kuidagi naissoost sõpru rohkem olnud, me saime kas paremini läbi või ma tundsin ennast nendega mugavamalt suheldes ja ma mõtlen siinkohal nagu ikkagi vägagi platooniliselt. Mul ei olnud keskkoolis küll ühtegi, ma alles keskkooli lõpus hakkasin käima esimest korda tüdrukuga niimoodi nagu nii nagu see käib. Nii nagu käiakse tüdrukuga ja siis pärast seda ma siis jäingi selle tüdrukuga kokku ja see on nüüd mu naine Eeva ja see ongi nagu kogu see story, et mul nagu keskkooli ajal küll oli hästi palju tüdrukuid, kellega ma suhtlesin, aga nad olid, see kõik oli nagu puhtalt sihuke sõpruse pärast ja see oligi ilmselt suuresti seetõttu, et ma ei tundnud ennast mugavalt väga sellises maskuliinses keskkonnas nagu põhikooli poisid olid, see oli sihuke dominantsuse võitlus kohati või nagu sa olid kas seal nii-öelda üleval pool või siis sa olid seal allpool ja ma alati tundsin, et ma olen selles hierarhias nagu kuidagi allpool ja ma ei soovinud nagu nendes mängudes kaasa lüüa ja otsisin siis seda sõprust ja lähedust võib-olla siis oma tüdrukust klassikaaslaste seas. Ja seetõttu ka mingi hetk nagu põhikoolis, ega ma sihuke kõige nagu ägedam ja lahedam tüüp ei olnud, et mind tuli nagu kuidagi õpetada kallistama või et ma ei olnud, see ei tulnud nagu mul väga loomulikult välja, sest see oligi kuidagi keskkoolis, tuli natuke teistsugune klass, tekkisid uued sõbrad ja see sõprusringkond, nende vahel oli nagu kallistamine levinum. Ja siis ma mäletan, et kui ma esimest korda kallistasin niimoodi sõbra poolest Eevat, siis ta ütles mulle, et kuule, come on, et mis kallistus see oli et see oli suhteliselt nagu lame, et sa saaksid nagu võib-olla natukene paremini kallistada, et see oleks mingi feeling ka sees, et see ei oleks nagu, keegi oleks salatitangide vahele surunud, eks ole. et ma mäletan väga selgelt seda, et see ei tulnud mul üldse kuidagi loomulikult, see oli minu jaoks kuidagi väga selline forsseeritud esialgu ja ma tundsin ennast ebamugavalt, aga kuidagi sealt edasi liikudes see muutus normaalsemaks, aga see ei muutunud kohe normaalsemaks, ütleme teiste meestega, sest mu sõprusringkond oli suuresti ikkagi veel naissoost ja selleks kulus veel, kusjuures päris mitu aastat, mingi ülikooli ajal ma hakkasid need, siis juba mul oli natuke rohkem meessoost sõpru, kes olid väga head ja lähedased sõbrad ja kellega siis see hakkas muutuma vähem ebamugavaks ja mingil hetkel siis nagu täiesti normaalseks või et see on kuidagi, ma olen seda vähemalt enda elus, oma eluajal niimoodi seda üleminekut sihukes pikemas perspektiivis tundnud, et see ei ole kuidagi niimoodi käinud, et ma ei tea, et see järsku nüüd on kuidagi ühiskondlikult aktsepteeritud ja nüüd on nagu kõik hästi lahe ja samas ma tunnen, et seda ka võib-olla ei olnud üldse nii palju, kui ma olin keskkoolis või põhikoolis eriti. Mulle näib ka, et see on järjest harilikum, et mehed võivad väljendada oma tundeid, oma sõbralikke tundeid ka füüsiliselt ja niimoodi avatult, ilma et nad mõtleksid endale juurde sinna mingisuguseid konnotatsioone, mida seal ei ole, mingisuguseid seksuaalseid ja mingeid, ma ei tea, mis nagu varjatud, mingeid allhoovusi. Ma olen sinuga nõus, et meestevaheline sõprus või üldse nagu meestevahelised suhted on äärmiselt komplitseeritud. Neid serveeritakse või on ajalooliselt serveeritud kuidagi väga lihtsakoeliste ja nagu selliste nagu otse sirgjoonelistena, et naised on need, kellest keegi aru ei saa ja et nagu tujud muutuvad ja sa ei saa nagu pihta, et mis kurat ikka selle naise peas toimub. Minu kogemus
on näidanud mulle ainult vastupidist. Mhm. Mul läheb juhe kokku siis, kui ma mõtlen meestevaheliste suhete peale, mitte siis, kui ma mõtlen naistevaheliste suhete peale ja minu elus ka läbivalt on olnud sõprus naistega märksa lihtsam kui sõprus meestega. Ja võib-olla see tuleb sellest, et mind kasvatasid üles naised, selles mõttes, et ma kasvasin väga väikses korteris üles koos oma õega ja lisaks mu õel oli seal mu ema ja vanaema, nii et 3 sellist väga tugevat naisisiksust seisid mu kõrval nagu kogu mu kujunemisaja jooksul ja oma isa ma praktiliselt ei tunne, ta on elus ja teeb mingeid omi asju, aga ma nagu tõesti ei tea tegelikult, et kes ta isegi on, et ma tean ta nime ja kus ta elab ja nii edasi, aga ma ei tunne teda. Ja mu vanaisa, kes siis võinuks olla nagu siuke nagu isarolli täitja või mingisugune siuke näidis eksemplar mehest kodus, siis tema on alati olnud ääretult introvertne ja siuke omaette hoidev, nii et tegelikult ma ei tea ka seda, mis tema selline nagu kujunemislugu on olnud või miks ta on selline nagu ta on või mida ta üldse nagu tunneb. Ehk siis siuke klassikaline kinnine mees. Ja mulle tundubki, et kuna ajalooliselt või kultuuriajalooliselt on naised olnud pikemat aega niimoodi avali emotsionaalselt, et nad nagu ei ole olnud sunnitud kuidagi nagu varjama nii palju teineteise eest, kui võib-olla mehed üksteise eest varjavad. Et siis mulle tundubki, et see avatud suhtlus naistega on harjutanud mind kuidagi usaldama naisi rohkem või ma kuidagi nagu arvan, et ma saan naistest palju lihtsamini aru kui meestest, puhtalt sellepärast, et mehed ei väljenda üldse nagu nii palju seda, mida tegelikult võiks väljendada või mis nagu aitaks teisest inimesest aru saada. Ja see on tekitanud minus mingit terve elu kestnud pinget tegelikult nagu meestega suheldes, et mul on alati siuke tunne või mitte alati, aga kui on olnud mingisuguseid nagu siukseid intensiivsemaid läbikäimisi või mingeid olulisemaid siukseid nagu suhtlusprotsesse, et siis nagu ma olen kuidagi rohkem pinges meestega suheldes, sest et ma olen rohkem nagu segaduses ja vähem kindel selles, et mis siin nagu tegelikult nüüd toimub. Et kes see inimene tegelikult on, kes mu vastas praegu on, mis omakorda muidugi on tekitanud siukse nagu veidi ebaterve huvi teiste meeste vastu selles mõttes, et ma nagu üritan neid pidevalt nagu lahti mõtestada enda peas või kuidagi nagu avada neid päid nagu sihukeste pähklitangidega nagu, et vaadata, et mis seal nagu päriselt toimub või mitte ainult päid, vaid eks tegelikult ka nagu vaadata, et mis seal südames siis nagu toimub, sest nagu mulle nagu teeb nalja see mask, mida mehed sotsiaalselt hästi tihti nagu kannavad ees ja samas see ka nagu hirmutab mind või nagu tundub mulle nagu eemale tõukav, sest mulle tundub, et ma ise olen tegelikult nagu keskmisest rohkem avali meessoost isend ja see omakorda tekitab minust tunde, et ma olen plikalik sellepärast. Kas sa ise oled tundnud seda, et sa oled nagu plikalik? Mitte otseselt. Vaata, me räägime siin, eks ole, sa ütlesid hästi see keskmisest, me räägime siin nagu sellist keskmisest levinud kuvanditest, me ei räägi siin otseselt sellest, et eks ole, mehed on sellised ja naised on sellised, et me räägime sellistest üldlevinud kuvanditest. Minu kasvatus oli märksa teistsugune, mul oli vend, mul on vend, mitte ei olnud. Mul on isa, kes on väga hea isa, ma ei tea, miks ma kõike mineviks, kui ma räägin lapsepõlvest, siis eks ole, oli. Võib-olla sa arvestad juba ette sellega, et keegi kuulab meid näiteks aastal 2116 praegu. Ma olin elus ja... Ma olin elus, mul oli vend, ma elasin Eesti Vabariigis. Aga mul on väga tore perekond, väga toetav perekond, kuigi jah, see introvertsuse teema, meil on terve perekond suhteliselt introvertne, võib-olla ema nii väga ei ole, aga see meessoost perekonna pool on küllaltki introvertne ja noh, kuigi võib-olla see ongi see, et ma nagu vähemalt ei mäleta, et ma kasvades oleks tundnud kogu aeg mingit nõudlust olla väga mehelik, et keegi oleks mult seda eeldanud ja samas, nagu ma rääkisin koolis, ma pigem nagu suhtlesin oma klassiõdedega kui klassivendadega, aga ma ei ole otseselt tundnud seda, et ma ise oleksin väga naiselik või ma ei tea, plikalik, nagu sa ütlesid. Aga ma kindlasti suudan teatud teemadel palju lihtsamini rääkida naistega kui meestega. On mingid teemad, tihtilugu võib-olla, kui ma räägin suhetest, kui ma räägin seksist, mingid siuksed teemad, mis ei ole teemad, millest väga palju tegelikult nagu ei räägita, see esiteks eeldab enamasti vägagi
head juba sõprust, see eeldab sellist vastastikust arusaamist, natuke ka sellist juba ühtset naljasoont, et millest tohib nagu kinni võtta, mida öelda, mida mitte. Ma olen sellel nagu ise mitu korda eksinud ja tegelikult võib-olla inimestele ebamugavust valmistanud minevikus ja nagu ma püüan nendel teemadel, noh, see on sihuke kompamine üleskasvamise poolt, et kuidas nendest teemadest üldse rääkida omavahel. Aga ma tunnen, et nendest on alati olnud mul lihtsam rääkida teiste naistega ja jällegi jäädes puhtalt sellisele platoonilisele tasemele kui teiste meestega. Et see pole minu jaoks kunagi probleem olnud, et ma nagu ei usuks, et mehed ja naised ei võiks lihtsalt sõbrad olla, et see on minu arust üks absurdsem asi, mida ma kunagi kuulnud olen, sest mul on väga palju naissoost sõpru, kellega ma olengi lihtsalt sõber ja seal ei olegi nagu kunagi midagi muud olnud ja seetõttu jah, just see nagu mingid teemad on meestega nagu palju raskemad ja ma ei tea täpselt miks. Võib-olla see on see, mida sa ütlesid ennist, et ma ei tea, ajalooliselt või kuidagi on naised mingites teemades kuidagi emotsionaalsemalt avatud või tähendab emotsiooniliselt avatumad. Mul kuidagi sõnavara sakib. Võib-olla on asi selles, et sa räägid teise meessoost isendiga. Võib-olla tõesti, jah. Kas ma kasutan liiga palju siukseid asju nagu isend ja siuksed mingid asjad, ütlesin ma ei tea. Võib-olla kui su vastas istuks praegu mingi naine, siis sa saaksid palju soravamalt ja vabamalt suhelda. Kas meil oleks podcasti juurde vaja kolmandat, kes oleks naissoost? Võimalik, et see on tänase osa lõpptulemus jah, et me lõpuks kuulutame välja castingu, et otsime naist stuudiosse. Ma endiselt ei saa rohkem kui 2 mikrofoni korraga liidistada. No küll me leiame selle mingi lahenduse. Jagame mikrofone näiteks või ma ei tea, on ju. Aga jah, mulle tundub, et vaata, kui sa vaatad näiteks jällegi ajalooliselt või kultuuri ajalooliselt selle peale, et mismoodi turundatakse naistele ja meestele erinevalt näiteks kirjandust. Ma mõtlesin, et me peame kuidagi popkultuurini jõudma, eks. No vot. Ja siin see shortcut tekkiski. Ühesõnaga, kui me vaatame näiteks et mis sorti raamatud on nii-öelda naistekad ja mis sorti raamatud on nii-öelda meestekad, siis tegelikult mulle tundub, et selliseid raamatuid nagu meestekad tegelikult nagu väga ei olegi olemas. Eeldatakse, et mehed loevad kõike, loevad, mis nad tahavad. Samas kui nagu naistele on endiselt, kui sa vaatad raamatuturgu, siis endiselt suunatakse teadlikult mingit tüüpi kirjandust spetsiifiliselt naistele, öeldes, et see on nüüd naistekas, on ju, mida see tähendab, et naistekas, järelikult on seal juttu tunnetest, järelikult on seal mingisugused suhteteemad, ühesõnaga armastusest käib jutt. Samas kui meestele turundada eraldi mingit nagu armastuslugu, siis sa peadki tegema seda kas nagu otseselt läbi seksi kuidagi, või siis läbi iroonia või mingisuguse nagu huumorinõksu, on ju. Ja näed, jällegi, see on mingisugune asi, mis toimub ja toimib endiselt ja nüüd ongi meie asi küsida, et miks see nii on. Loomulikult on ju armastus, suhted, seks, lähedus, see kõik on nagu meestele sama tähtis kui naistele, on ju. Ilmselgelt. Ei ole kunagi olnud aega, kus see nii ei oleks, aga miks see nii on, et meestele ei turundata eraldi armastusromaane? Milles asi on? Aga eks see nagu on... See on iga-aastaselt tekkiv küsimus kusjuures. Vähemalt korra aastas tekib see küsimus minus vägagi pingsalt ja see on täpselt siis, kui hakkavad jõulumüügid raamatupoodides ja jaotatakse, eks ole, meesteraamatud ja naistele. Mitte niipidi, aga kingiks naisele, kingiks mehele ja need valikud tihtilugu nagu tekitavad mulle natuke meelehärmi erinevatel põhjustel. Just nii ongi, sa lähed vaatad seda meestevirna raamatupoes ja seal sa näed ilmselt mingid Top Geari raamatud. Ajalooraamatut. Mingid ajalooraamatut, sõda, tankid, siis sa näed seal mingisugust nagu, ma ei tea, spordiraamatut, on ju, see kõik on nii kuradi ilmselge ja labane tegelikult, on ju. Ja sa lähed sinna naistevirna juurde, siis sa näed seal mingit nänni, mingit ilusat nänni. Kokaraamatut, sa näed seal ilmselt Eneseabi 50 Shades of Grey, sest et see raamat ka, eks ole, et teda suunat, seda, loomulikult seda loevad nii mehed kui naised üle kogu maailma, eks ole, aga kuna selle raamatu iva on natuke see, et seal nagu üks naine nagu lubab endale vaata mingisuguseid seiklusi seksuaalses plaanis, et siis ta justkui nagu otseselt läheb ikkagi nagu naisostjale seal poeleti peal. Huvitav, jah. See on veider jah, sest et meestele sa ei pea seda nagu eraldi turundama, sest et meeste puhul
seda võetakse eeltingimusena, et mehed ongi seksuaalselt nagu vabamad ja kuidagi nagu uljamad või noh, kuidagi. et mees nagu alati tahab seksi, aga naine ei taha või sihuke nagu naljakas arusaam on jällegi ühiskonnas. aga nagu poes siis nagu ootab põhimõtteliselt see naistelett seda naisostjat ja kogu oma olemusega või olemasoluga siis justkui nagu ütleb sellele ostjale, et tere naine, tule nüüd avasta oma metsik pool, tule loe seda raamatut, kus naine lubab endale nii mõndagi voodis, eks ole. Mul oli 50 Shades of Grey'st üks väga huvitav vestlus minu juuksuriga, ma ei ole seda raamatut kunagi lugenud, mul oli Rootsis, ta on ikka veel olemas, aga ma enam ei käi ta juures, on üks võrratult lahe juuksur, kes mul paar aastat juukseid lõikas. Ja tema oli selline juuksur, keda kõigepealt üks mu meessoost sõber soovitas, kes käskis mul juuksurisse kindlasti minna ja oma pikad juuksed maha ajada, sest ma pidavat nägema mitte lahe välja ja temal oli seda juba kord nagu varem soovitatud ja siis muidugi ma soovitasin seda juuksurit veel hulganistele inimestele, ta oli täiesti sihuke võrratu juuksur, sa läksid ta juurde, tema teadis, mida ta sulle lõikab, ta ei lasknud, ütleme, sa võisid talle nagu midagi öelda, aga ta ilmselt ei kuulanud sind, eriti ei kuulanud ta sind siis, kui ta juba teadis, et sa niikuinii ei tea, mida sa tahad ja tema teab paremini, ta oli selline diiva ja ta tegi alati tema lõigatud juukseid kõige ägedamad ja mulle väga meeldis tema juures käia, seepärast ma seda lugu nii pikalt räägin. Anyway, ükskord siis seal juuksuri toolis ja me hakkasime rääkima 50 Shades of Grey'st. Tema on ka ainuke juuksur, kellega ma reaalselt olen dialoogis olnud, sest laias plaanis on see juuksuriga vestlemine küllaltki ebamugav ja sihuke raske. Aga tema nagu tõigi selle poole välja, et see raamat on selles mõttes hästi äge, et naised lõpuks ometi nagu justkui saavad signaali, et sellisest ütleme eksperimenteerida magamistoas on okei, et sekspoes käimine on okei, et sekslelud on okei ja tema nagu leidis, et see on nagu sihuke vabanemine ja see on hea. Ma ei tea nüüd, jällegi, ma ei ole seda raamatut lugenud, ma ei ole kunagi arvanud, et ükski nendest asjadest, mis ma just ütlesin, oleks halb olnud ja ma ei tea tegelikkuses, kui paljud naised arvavad, et need asjad on halvad või head või ma ei tea, ühiskonnas kuidagi tabu all. Üldises mõttes vähemalt oma sõprusringkonnas ma olen pigem tundnud, et kuigi need on asjad, millest avalikult ei räägita, siis lõpptulemusel oleme kõik inimesed, oleme mehed või naised, ütleme meil see, mis meil peas on tihtilugu ikkagi sama. Nii et ma ei tea, kas see nüüd tegelikkuses on mingisugune vabanemine nagu päriselt või on see selline lihtsalt see, et keegi nüüd kirjutas raamatu ja juhtumisi selle raamatu kontekstis me võime sellest nüüd avalikult rääkida või? Ma arvan küll, et see raamat andis loa rääkida mingitel teemadel vabamalt kui enne. Ja võib-olla see ongi selle raamatu kõige suurem teene tegelikult. Mina ka ei ole seda lugenud, aga ma olen lugenud ja kuulnud palju selle raamatu kohta. Ja nii palju, kui ma olen aru saanud, siis ta tõesti nagu erilist kirjanduslikku väärtust ei oma. Et selle raamatu tähtsus seisneb ikkagi selles, mida see raamat muidu üleüldse nagu kultuuris või sellises nagu kultuurilises dialoogis on avanud, et mis uksid on avanud või mis teemasid. Ja see on ju kokkuvõttes hea, muidugi. See on üleüldse keeruline tegelikult aru saada, et mis on mingisuguse nähtuse juures hea ja mis halb. Selles mõttes, et puhtalt popkultuuri juurde praegu jäädes, kui me vaatame seda, mis toimub muusikatööstuses, millised on praegused sellised teismeliste iidolid, millised on praegused nagu popstaarid, siis ilmselgelt naised panevad praegu hullu, on ju. Aga samas on sellel kõigel nagu nii räme sihuke nagu photoshopitud maik juures, et sa ei saagi nagu 100% aru, et kas see on nüüd nagu mingisugune liberation, mingisugune sihuke vabanemine ja ma ei tea. Nagu päriselt kohe vaba. Jah, nagu naiste õiguste kuidagi nagu laiendamine, on ju. Või see on hoopis selline nagu meesšovinism uues kuues. Ma toon näite, et paremini ilmestada seda, mida ma räägin. Näiteks, kas sa mäletad, võib-olla 3-4 aastat tagasi Miley Cyrus sai jube kuulsaks sellepärast, et ta tegi sükse veits, ma ei tea, siis nagu veidi sükse nagu liiga seksuaalse etteaste seal MTV muusikauhindade üritusel. See oli Robin Thicke'iga või? Ma ei mõtle, mitte Robin Thicke või mingi Thicke? Ei, vist oli küll Robin ta nimi. Võib-olla ei olnud, ühesõnaga see ei ole tähtis, kellega ta seal oli, aga tähtis on see, et ta oli, siis ta oli veel noorem kui praegu, eks ole, et ta oli nagu üks nooremaid sükseid popstaare. Tema taust oli see, et ta oli kuulsaks saanud, eks ole,
ikka noh, lapsena põhimõtteliselt, kui ta mängis Hannah Montanat Disney seriaalis, eks ole. Ühesõnaga ta oli sihuke Disney staar ja Disney teatavasti on ju nagu väga konservatiivne ja sihuke lastesõbralik, noh, peaaegu nagu sihuke nagu noh, Vahitorni siukse pildiajakirja nagu tüüpi, sihuke nagu turvalisus on seal või sihuke klants nišš. Kui Miley kasvas natuke suuremaks ja hakkas nagu möllama, siis ta läks sinna MTV muusikaauhindade üritusele, esitas seal ühe loo koos selle teise artistiga, meesartistiga ja oli ülinapilt riietatud ja siis seal laval põhimõtteliselt noh, simuleeris nagu suhuvõtmist või mingit sükest nagu, no mingit sükest nagu seksuaalakti. Mingit seksuaalakti, on ju. Ja see lõi muidugi tohutult laineid, sellest kirjutati jube palju, kas ta tohtis nii üldse teha, kas see oli rõve, kas see oli äge, igal ühel oli oma arvamus ja mis sealt lõpuks nagu kõlama jäi, oli see, et noh, vaadake, see on äge sellepärast, et põhimõtteliselt siin me näeme nüüd sellist noort naist, kes lihtsalt teeb, mis ta tahab ja ta ei põe selle pärast, mida teised arvavad. Et kui mees teeb laval midagi sellist, siis see on okei, sest et seda peetakse siukse nagu staaritsemise juures normaalseks, noh, et kui sa oled nagu meesstaar, olenevalt sellest, mis su nagu imago on, aga üks vägagi aktsepteeritud variante on see, et sa oledki seda tüüpi staar, kes on laval hästi nagu siuke seksuaalne, eks ole, et sa seal ja nagu... on ju lugematu hulk rock-bände, kes kutsuvad lavale, eks ole, noored naised, kellel palutakse siis riided lahti seljast võtta ja tantsida ja noh, ütleme, see on nagu kuidagi normaalsem. Ja no seda on tehtud ka huumori kaudu, nagu Red Hot Chili Peppers näiteks on esinenud ihualasti, nii et meil on nagu sokid ripuvad tillid otsas ja noh, et see ei ole nagu mingisugune asi, millest hiljem peab kirjutama nagu murelikke artikleid ja uurimustöid, eks ole, et mida see ütleb. Keegi kuskil ikka alati kirjutab, aga... Jah, aga noh, et kui Miley Cyrus põhimõtteliselt nagu tegi seda, mida ta tegi seal MTV galal, siis see šokeeris inimesi ikkagi. Ja natuke aega läks mööda, Miley Cyrus presenteeris oma uhiuut videot laulule Wrecking Ball ja jälle vallandus isegi võib-olla veel suurem diskussioon, sest et seal videos Miley Cyrus on tõesti, siis ta oli nüüd nagu ihualasti, kiikus seal siis selle ehituslammutus pommi peal, ma ei tea, mis selle normaalne nimetus on eesti keeles. Vist lammutuspomm või pomm lihtsalt. Ühesõnaga Wrecking Ball, nagu laulu pealkiri ütles, seda sai siis seal videos ka näha, et ta kiikus selle pommi otsas paljalt ja siis tegi selliseid meelaid, ma ei tea, liigutusi oma suuga mingisuguse kuvalda kohal, või hoides mingit kuvaldat käes. Lihtne video, noh, ei midagi erilist, on ju. Aga see, mis seal inimesi ärritas jällegi, oligi selle video tohutu seksuaalne alatoon. Ma ei tea, kas isegi saab öelda alatoon, see oligi selle video peatoon. Jah, see lihtsalt oligi seal. See oli selle video ainus toon. On ju, ja jälle nagu selle diskussiooni juures oli nagu kaks osapoolt, üks osapool ütles, et see on jälle sammuke edasi põhimõtteliselt naiste väljendusvabaduse suunas ja teine leer ütles, et see on sammuke tagasi, sest et siin me näeme nüüd noort naist, keda põhimõtteliselt meeste poolt juhitud muusikatööstus surub sellisesse nagu seksinuku rolli. Saad aru? Et tema seksuaalsust kasutatakse lihtsalt sellise promotional tööriistana. Ja vaata, et ta on nii noor ka, et ta ei saa ise ka aru, et mismoodi teda kuritarvitatakse. Ja võt sellise sõnumiga avaliku kirja kirjutas talle ka Sinead O'Connor. Jah, ma mäletan küll seda lugu. Mille peale siis Miley Cyrus põhimõtteliselt saatis Sinead O'Connori perse, noh, täiesti nagu karmilt. Avalikult. Ütles, et mine perse vanamutt enam läheb. Ja ma ei tea, kuhu see vestlus siis nagu edasi on jõudnud nüüd aastaid hiljem, võib-olla sellega nende suhtlus lõppeski, on ju. Ma ütleks, et kogu see controversy, ärme kasuta ingliskeelseid sõnu eriti, kui me neid hääldada ei oska korralikult, et kogu see vastuoluline värk Miley Cyrusega lihtsalt jälle kadus ära,
et need popmuusikas või üldse meedias ju need asjad käivad nagu kuidagi üles-alla, üritatakse piire lükata ühele poole, teisele poole, need piirid on nagu seatud vastavalt sellele, mis on parasjagu ühiskondlikult, eks ole, aktsepteeritud ja siis neid niimoodi kogu aeg edasi lükata, siis jõuame me mingisuguse tipppunktini ja siis hakkame sealt vaikselt alla tulema. Võib-olla see Miley Cyrusi, kas tema nüüd just see tipppunkt oli, aga sel ajal oli ja natuke enne seda oli väga palju sellist, et piiride kompimist, kas või Lady Gaga erinevad sellised eksperimenteerimised, nii riiete, videode, sõnumitega, ka ju väga selline tugev naine, tugev isiksus, kellel on tegelikult väga palju öelda ja arvata ja ta teeb seda kindlasti väga hästi, aga seal ongi nagu, ma tunnen, et see nagu vestlus kuidagi päädis sellega, et esiteks alati kõik need asjad unustatakse ära, eks sulle tuleb see asi välja, ta on korra pop ja siis ta kaob ära. Inimesed tüdinevad ära, nad tahavad järgmist skandaali. Kaua sa kuulad sellest, eks ole. Ja siis see kuidagi hakkab jälle alla vajuma ja konservatiivsemaks vajuma, kuni me jälle hakkame neid piire nagu loomulikult jälle kuidagi ülespoole kompima, et vaata, see ei ole huvitav olla crazy, kui kõik on crazy'd, eks ole, huvitav ja lahe on siis, kui tõesti sinust kirjutavadki kõik ajalehed, mistõttu kogu selle seksuaalsuse kasutamine ja sellest sellise vastuolu tekitamine on ääretult võimas promotöörist. Ma saan aru, et see diskussioon tekkiski sellest, et kas nüüd need artistid nagu Lady Gaga ja Miley Cyrus ja Beyoncé tegelikult ärme unusta. Ise kasutavad seda tööriista omast vabast valikust või neid kasutatakse tööriistana. Just täpselt. Ja kui Lady Gaga puhul võib-olla, kuna ta on nii tugev isiksus ja võib-olla siis ka vanem peeti seda, et ta ise teeb seda, siis Miley Cyruse puhul ma saan aru, et ka see noorus siis, et arvati, et ta ei tea veel, mida ta teeb ja kuidas ta kasutab, kuigi see on ka natuke minu arust selline allarääkimine inimesele, et sa oled noor, sa ei tea midagi, et ma ei ole alati enamasti selliste sõnavõttude nagu pooldaja suuresti. Aga puhtalt juba see, et sellised uudislood mingit tähelepanu äratavad, et neil on nii-öelda see klikiväärtus, näitabki, et järelikult on endiselt vaja veel torkida seda sama vastikut vana tüügast. Et järelikult ei ole kõik veel nii okei, kui jutt läheb naiste väljendusvabaduse peale või naiste seksuaalsuse peale. Samas kui meeste seksuaalsuses nagu popkultuuris on justkui kõik lubatud, kõik on juba ammu okei, nagu kõik on juba ammu, et teelaval mida iganes, sellest nagu ei kirjutata niimoodi, aga naiste puhul nad on nagu nii terava tähelepanu all, et kohe kui kuskil mingi diss välgatab, siis sellest on ikkagi mingisugune esikaane lugu pärast tabloidajalehes ja miks siis? Seal on nagu selline teistsugune probleem jälle, et kui naiste puhul on, eks ole, see seksuaalsus siuke asi, siis meeste puhul on emotsionaalsus jälle see probleem, et kui on meessoost artist, kes ennast väga avab, mida tegelikult ju meil on laulja, meil on kunstnik, kes iganes, ta ju avabki ennast läbi oma meediumi, eks ole, ja siis kui ta avab ennast väga siukselt emotsionaalselt, siis seda peetakse kuidagi nagu mitte mehelikuks ja sellele vaadatakse kuidagi negatiivselt või kui lugeda, eks ole, kommentaare James Blunti videode all või et ütleme, et siis nagu tekibki see, et meeste puhul on vastuoluline liiga emotsionaalne olemine, et ma ei tea, meessoost laulja puhkeb nutma laval oma mingit väga emotsionaalset laulu esitades, sellest kirjutataks lugu ajalehes, kuigi miks, eks ole. Samas kui naised nutku palju tahavad, sest et naised ju nutavadki kogu aeg. Rõõmu või kurbuse pisar kontserdi lõpus, eks ole, võib-olla tehakse foto, aga mehe puhul siis kirjutatakse sellest artikkel. Prince on huvitav näide. Oli huvitav näide selles osas, näide on ta siiski huvitav, mul on ajavormidega probleeme, et teda on ju ka, ta on siuke kuidagi vahepealne, et ühest küljest ta on nii palju rõhunud oma sellisele mehelikkusele ja seksuaalsusele ja ta kirjutab ja ta räägib väga palju just sellisest, ta on nagu siuke see meessugu, see on ta sümbol ju isegi, see mehe sümbol illustreerituna mingite teiste asjadega seal ja see on ta karjääris nii olulist rolli mänginud, aga samas teda peetakse, ütleme niimoodi macho-kultuuri puhul Prince ei mängiks nagu väga sinna macho-kultuuri sisse, eks ole, et ta on siuke lillades toonides ennast alati ehtinud, tal on väga kõrge ja naiselik hääl, ta räägib võib-olla teemadel, mis ei ole väga mehelikud
ja noh, see ongi nagu väga huvitav tema puhul alati, et tema nagu see image nagu enda perspektiivist on olnud väga maskuliinne, samas kui siukse macho kultuuri puhul nagu väljaspoolt vaadates on ta jälle kuidagi väga feminiinne. See on nagu lahe segu, mulle Prince muide väga meeldib. Ja mina ka kusjuures instinktiivselt juba ilmselt väga noorest east peale olen kõige rohkem suutnud samastuda artistidega, ma räägin praegu meessoost artistidest, artistidega, kes ei ole nii selgesti defineeritavad oma soo rolli poolest, kes on natuke nagu arusaamatud ja natuke nagu lihtsalt need, kes nad on, selles mõttes, et neid on nagu raske lahterdada. Noh, ma olen juba ammusest ajast peale väga armastanud Placebo muusikat näiteks, just eeskätt Brian Molko tõttu, kes on selle bändi frontman, ja mulle väga meeldis Sneaker Pimps näiteks jällegi selle solist, kes nüüd juba ammu teeb soolobändi või sooloprojekti IMX. Jällegi on tüüp, kelle puhul nagu sa ei saa päris täpselt aru, et kas ta on nagu naine või mees või noh, et need piirid on piisavalt nagu hägustunud, et see tundub mulle nagu huvitav ja samas täiesti arusaadav. Sest et ilmselt enne veel, kui ma hakkasin ennast niimoodi analüüsima, ma sain juba siis aru, et ma ise ka ei suuda ennast tegelikult defineerida nii jäigalt mehena kui sellisena. Et ma olen alati rääkinud, et ma ei tea, minu arust nagu inimestel ei ole vahet, et noh, on erinevad kehad inimestel, aga põhimõtteliselt kõik on inimesed, on ju, et ma ei näe nagu siin nagu mingeid fundamentaalseid erinevusi. Ja ma tean, et seda nagu on kerge nagu ümber lükata ja samas on seda kerge ka toetada, et noh, et kõik ju ongi inimesed. Vaidlused, eks ole, toimuvadki tegelikult suuresti. Ja just täpselt, aga siiski tänase päevani ma saan kõige paremini ikkagi aru nendest inimestest, kes ei mahu ära mingitesse kastidesse, et ma olen alati suutnud samastuda nii-öelda nagu siis outsiderite või nagu veidrikega, sest et ma ise ka ei ole kunagi suutnud ennast mahutada mingisugusesse sellisesse soolahtrisse või sookasti ära. Tagasi tulles veel korraks naisartistide juurde, mul jäi enne mainimata Madonna. No jah, see tundub ka see kuritegelik mitte mainida. Kes ju mõnes mõttes või võib-olla nagu selles ühes ja ainsas mõttes lõigi pauguga selle seksuaalse naise ukse lahti 80-ndatel, eks ole, popmuusikas ja mulle tundub, et see valdav suhtumine või see põhiline arvamus Madonna kohta on ikkagi see, et see, mis tema tegi 80-ndatel ära, see oli hullult tänuväärne ja äge, et tagasi vaadates inimesed eriti ei kritiseeri seda, et tema oleks olnud nagu mingisugune ohver, kes siis oli selle juhtiva mehe pilgu all selline nagu väänlev, siuke esinev, eputav mingisugune mängukann siis või mingisugune nagu seksinukk, et ta oli iseseisev, enesekindel, ta tegi, mis ta tahtis ja ta näitas sellega ka teistele naistele, et ka teie võite olla vabad, olge need, kes te olete, tehke, mis te tahate, teil on ihad, teil on tungid, teil on mingi oma fantaasia, ärge häbenege seda, ärge laske kellelgi ennast panna mingisugusesse kasti kinni. Ja noh, tänapäeval Madonna on ei keegi. No põhimõtteliselt. Mul on üks sõber, kes on ääretult suur Madonna fänn, nagu tõesti suur Madonna fänn ja isegi tema on nagu nõus tunnistama, et võib-olla ta karjääri parimad päevad on selja taga. Need on selja taga selles mõttes vähemalt, et ta ei tee enam nii huvitavat muusikat ja ka tema selline nagu kultuuriline mõju, see mõjuavaldus on antud juba, ühesõnaga, et ta tegi juba ei olegi midagi vaja nagu rohkem selles mõttes nagu teha, kuigi ma ei usu, et ta üldse kunagi on hakanud tegema muusikat mingisuguse programmilise missiooni nimel. Ma arvan, et ta oli samasugune noor, andekas muusik, kes lihtsalt ühel hetkel sai aru, et tema roll siin maailmas on teha muusikat, esineda, olla artist, on ju. Ta on olnud üllatavalt edukas kameelion, sest ta on suutnud olla läbi mitmete kümnendite tegelikult relevantne ja huvitav, aga noh, võib-olla jah, üks hetk, teine hea võrdlus ja kõrvale tuua kohe on David Bowie, kes on ka väga selline oma seksuaalsusega isegi võib-olla mängiv artist oli ja tema just tänu sellele, et ta suutis mängida tegelaskujusid, kehastuda ümber nii imagolt, oma olekult, sellest, mida ta kõike välja peegeldub, kui ka oma muusikalt või muusikast, et selles suhtes tema on suutnud ka ju olla relevantne
põhimõtteliselt kuni surmani suutis seda teha ja olla lausa nii relevantne, et tema nii-öelda see viimane album, mis enne tema surma välja tuli, vist võib öelda, et oli tema kõige edukam või ma ei tea, kas ta päris kõige edukam oli, aga kindlasti on ta paljudel fännidel sihuke tõesti tugev tempel nüüd mälus ja muusika ajaloos, sest tihtilugu need kõige viimasemad plaadid ei ole, et ikkagi minnakse tagasi selle noorusaja juurde, aga Bowie suutis kuidagi oma karjääri niimoodi huvitavalt teha ja võib-olla tema selline võime ennast avada mitmet moodi, kehastuda ümber, mängida oma sooga mingil määral, et see nagu tegi ta elu lõpuni huvitavaks. Jah, ja tegelikult mingil määral ka Madonna oli väga osav selline identiteedi vahetaja või kuju muutja. Jah, täpselt. Praegu on arusaamatu, mis identiteet või kuju nagu on, aga vahet ei ole, ühesõnaga see on tal õnnestunud vähemalt varasemalt. Bowie on jah tõesti väga hea näide sellest, kuidas üks mees seda teha saab ja tegelikult Bowie'st mõeldes mul ongi selline tunne, et ta ei lähenenud ka asjale niivõrd nagu programmiliselt. Jah, öeldakse Bowie kohta, et ta mängis rolle, on ju, et ta alati kuidagi nagu, et ühesõnaga ka ta ise on öelnud, et ta ei pea ennast niivõrd muusikuks, kuivõrd selliseks kunstnikuks, artistiks, kelle teos on siis parasjagu see isiksus või persona, keda ta seal laval justkui mängib. Et ta teeb muusikat nagu näitleja, mitte nagu muusik. Ja ta on isegi öelnud, et ta on vihanud mõningaid tegelaskujusid, keda ta mängib. Näiteks ta mäletab ennast intervjuust, et ütles, et Thin White Duke oli tema meelest kohutav inimene näiteks. See on nagu veel eriti huvitav dimensioon sinna juurde. See kõik, mida ta on teinud, see on ülivajalik just sellepärast, et ilmselgelt see kõnetab väga-väga paljusid inimesi väga erinevatest põlvkondadest, väga erinevatest kultuuridest. Järelikult inimesed tunnevad ära selle artisti eneseväljenduses ja selles vabaduses midagi, mida ka nemad oma ellu tahavad juurde saada või millisena nemad tahavad ennast näha või millega nad ennast tahavad seostada, eks ole. Ja selles mõttes Bowie on ju nagu super eeskuju tegelikult inimesele, kes ei taha mingisugusesse lahtrisse mahtuda, mitte ei taha, võib-olla tahab, aga ei mahu lihtsalt, on ju. Jah, et selles suhtes ma olen sinuga täitsa nõus ja kui me tuleme sinna vestluse algusse kuidagi nagu natuke ringiga tagasi ja mõtleme sellele, et kuidas me nagu ise mõtleme sellest, et kuidas mehed või kuidas meie ennast avame ja väljendame, et Bowie nagu võib-olla tõesti on selline hea eeskuju, ta ei olnud selline ekstravert, ta ei olnud selline oma, ma ei tea, mehelikkuse või naiselikkusega kuidagi selline inimestele seda kaela määriv, vaid ta lihtsalt oli ja me käisime vahepeal teatris siin podcastide vahel, sina olid küll laval, aga põhimõtteliselt me olime koos teatris. Käisime koos teatris. Ja seal kõige rohkem mulle meeldis, seal oli üks monoloog. Oota, mis lavastus see oli, mida sa vaatamas käisid? Hipsteri surm. Oleks võinud ära mainida küll, see siuke väike promo siia. Kas see on see Von Krahli teatri lavastus? See oli, kus me olime? See oli Rataskava tänav, see pidi olema Von Krahli teater, see pidi olema see Kertu Moppeli kirjutatud ja lavastatud Hipsteri surm, kus mina mängin ka. Okay, et minge teatrisse. Aga seal oli üks monoloog, mis mulle jäi kuidagi kummitama kõige rohkem sellest etendusest ja see oli, ühesõnaga seal lavastuses oli siis üks naistegelane, ma ei hakka liiga palju rääkima, mis seal kõik toimus ja mis see story oli, aga ta pidas monoloogi sellest, kuidas mehed kasvavad üles sellise action kangelase kuvandiga, et justkui lapsest saati pannakse nad teleka ette ja seal mängib see action kangelane, kes peab läbima raskused, eks ole, on kõik halvasti, tema ümber on asjad halvad, aga üks hetk ta nagu ületab need raskused ja võidab omale selle naise nii-öelda, kes teda varem ei pidanud, temast ei olnud huvitatud, aga nüüd, kui ta on need raskused läbinud, nüüd see naine on tast huvitatud ja nad saavad koos sõita päikeseloojangusse hobusel või Ferraril või millel iganes. Ja see kuvand on justkui selline teenäitaja meestele või kuidagi kultuuriliselt on seda võetud kui sellena, et kui ma siia kõrvale nüüd toon, eks ole, selle
action kangelase ja panen sinna kõrvale Bowie, siis ma vähemalt ise tunnen rohkem samastust selle selle Bowie'ga või ütleme sellise natuke teistsuguse kujundiga. See on üks olulisemaid hetki selles lavastuses kindlasti, sest et see võtab kogu selle loo moraali kokku nii-öelda. Kas ma rikkusin lavastus inimesteks ära? Võib-olla ma ei... mitte, sest et selle lavastuse mõnu seisneb, ma arvan, selles mängus ikkagi, et kui jaburad inimesed seal nagu koos on ja kui imelikult nad käituvad ja mõtlevad, aga tegelikult see monoloog on ju feministlik monoloog, eks ole, ta on siuke feministlik tekst, mille Kertu Moppel, selle lavastuse autor ja lavastaja, tema ju kirjutas selle, eks ole, ja siit edasi saakski tegelikult torkida üleüldse feminismi teemat niimoodi ääri-veeri. Ma tean, et me sinuga oleme mõlemad küllaltki väikese lugemusega, kui asi puudutab feminismi. Mingeid feministlikke tüvitekste me ei ole sinuga läbi töötanud, me oleme seda kõike pigem saanud niimoodi second hand juttude kaudu siit ja sealt mingeid artikleid lugedes, mingisuguseid diskussioone kõrvalt jälgides. Et sellepärast väga julgelt nagu ei tahakski feminismist rääkida. Ma olen lausa aktiivselt sellel teemal kaasa rääkimist vältinud, sellepärast et ma lihtsalt tunnen, et mul ei ole... See podcast ei ole võib-olla kõige parem näide sellest, sest ma siin räägin tihtilugu asjadest, milles ma ei ole ekspert, aga tihti ma tunnen, et ma ei taha rääkida teemadel kaasa, kus ma ise ei ole piisavalt teadlik. See toob ainult probleeme kaasa. Kui ma räägin meditsiini teemadel, siis ma annan kellelegi halba nõu, sest ma ei ole arst ja tegelikult ei peaks üldse mingit nõu kunagi andma ja ma püüan seda vältida. Kui ma räägin, ma ei tea, põhimõtteliselt võiks ma rääkida ainult nendel teemadel, milles ma olen ekspert. Ma vähemalt tunnen, et seda ma võiks kõige paremini teha ja feminism on selline asi, kus ma tunnen, et ma saan seda diskussiooni ainult halvematele radadele viia, sellepärast, et ma ei ole pädev. Aga ma arvan, et see ei ole nii. Ma arvan, et see ei ole üldse nii, sellepärast, et kõik sõltub eelhäälestusest ja kavatsusest. Ma ei näe mingit varianti, et kui sina hakkad rääkima feminismist, siis sinu kavatsus on suruda naisi tagasi mingisugusesse kasti, kust nad dekaadidega on ennast nagu välja võidelnud, eks ole. Mulle tundub, et igatpidi sinu mõttemaailm tegelikult sobib nii-öelda selle feministliku programmiga, kui siuke asi üleüldse olemas on. Ja tegelikult ei olegi olemas sellist asja nagu feministlik programm. Mulle väga meeldiski see, kui Müürilehe kirjandustoimetaja Maia Tammjärv, kes ühtlasi on minu viimase raamatu toimetaja, armastuskirju teatrile toimetaja. Maia rääkides kaasa, kui Müürilehes oli üleval üks feministlik teema, nii nagu seal ikka juhtub olema, siis Maia ükskord Facebookis ütles, et iga inimene võib rääkida feminismist, sest et iga üks teeb oma feminismi ise. Eks ma parafraseerin, see ei olnud tema täpne väljaütlemine, aga selle mõte oli see, et kõik on oodatud kaasa rääkima tegelikult, see ei ole mingisugune valmis asi, see ei ole põhiseadus, mis on kuskile kirja pandud ja mis seisab seal muutumatult põhimõtteliselt, eks ole, et ta lihtsalt on see, mis ta on ja ära tule seda nagu näppima ega muutma, kui sul just väga-väga vaja ei ole, kui sul just doktorikraadi ei ole ette näidata, siis ära tule näppima. Et ma arvan, et see on väga vabastav ja siuke nagu tervislik seisukoht ja lähtepunkt ja sellepärast ma julgengi siit edasi minna, öeldes, et mulle tundub, et feminismi järgmine oluline samm on vabastada mehed. Sest et vaata, siiamaani on see fookus olnud sellele, et anda naistele, eks ole, anda neile hääletusõigus, anda neile võrdsed töötingimused, võrdne kohtlemine tööturul meestega, anda neile sõnavabadust, anda neile väljendusvabadust üleüldse, olgu see siis nagu seksuaalses mõttes või mingis muus mõttes. Et siis nüüd, minnes tagasi meie jutu alguse juurde, mulle tundub, et on aeg normaliseerida või öelda kõigile, et on täiesti okei, kui mees on emotsionaalne, kui ta on nii-öelda nagu avali oma eneseväljenduses. Ühesõnaga, kui ta ei kanna enam seda mingit kuradi rüütlimaski, sest see on nii aegunud ja kasutu, et nüüdseks minu jaoks vähemalt on see ikkagi muutunud nagu naeruväärseks. Sarjas Sopranod, Tony Soprano, kes on üks teleajaloo ägedamaid selliseid alfa-isaseid tegelikult, nad on nii huvitav isiksus lihtsalt. Tony seal sarjas käib terapeudi juures, eks ole, ta käib psühholoogi juures ja avab ennast seal
hooaegade kaupa niimoodi avab ennast, räägib oma unenägudest, oma imelikest ihadest, oma mingitest hirmudest ja talle nagu meeldib seda teha, aga aeg-ajalt ta ka sulgub täiesti endasse ja nagu noh, vihastab oma psühholoogi peale, eks ole, karjub ta peale ja loobib asju ja mingis osas ta siis ütles, et aga mis juhtus sellest tugevast vaiksest mehetüübist, kes kunagi oli see mees, keda me kõik teadsime, on ju, et mis on saanud sellest mehetüübist, mis on saanud Gary Cooperist, miks on nüüd nii, et kõik käivad terapeudi juures ja siis nutavad ja nüüd nii ongi, et kõik lihtsalt räägivad oma probleemidest ja üks probleem ajab teist taga, et where's the strong silent type, on ju. Ja see on Tony jaoks see eeskuju, mille poole ta nagu üritab püüelda, aga kes tegelikult ei vasta üldse tema isiksuse tüübile. Ta ongi nagu siukses imelikus positsioonis, kus ta on ühest küljest siukse nagu maffia perekonna võtmeisik, eks ole, ta on siuke noh, praktiliselt perekonna pea, seal see hierarhia on väga keeruline, on ju, et aga no põhimõtteliselt ta on siuke boss, ütleme, et maffia boss, on ju. No kas maffia boss tohib olla nagu Prince? pigem ei, on ju. No vot, tegelikult on ju. No me räägime praegu ka sellist nagu Ameerika itaallastest, eks ole, 80-ndate, 90-ndate, 00-ndate Ameerikas, noh, et see kultuuriline olukord on see, mis ta on ju, selles ajahetkes ja selles kohas. Mis sa hakkasid ütlema? Ma hakkasin ütlema, et tegelikult on ju jube mõnus olla see strong silent type, kui sul ei ole probleeme. Nagu üldse mitte, kui sellega tähendaks, et see, et sa ei räägi oma probleemidest, ei ava ennast, tähendabki seda sellepärast, et sul ei ole lihtsalt probleeme, mida avada. Noh, see on siuke idealiseeritud kuvand ja tegelikult noh, põhimõtteliselt, et see on nagu kuivanud savitükk või siuke nagu mees nagu puupakk. Kas sa siis üldse, eks ole, elad ja kas sa saad elada ilma, et sul oleks üldse probleeme ja, või tundeid või? Kohe, kui sa ütled sellise asja välja, siis on ju kõigile selge, et sellist inimest ei ole olemas. Nagu meile meeldib mõelda, et mõni inimene tõesti ongi selline, et tal ei ole probleeme, tal ei ole segadusi, ta ei tunne segadust seoses mingite emotsioonidega, mis on võib-olla vastukäivad kuidagi tema sees ja niimoodi mässlevad seal. Ei ole olemas sellist inimest, me võime ainult projitseerida sellist inimtüüpi või sellist arvamust kellegi peale siis, kui me teda piisavalt nagu vähe tunneme, saad aru? Et kui me näeme eemalt, et keegi on siuke strong silent type, siis me võime eeldada, et näed, siin on üks inimene, kes on siuke näidis eksemplar, keda Tony Soprano saaks ka austada. Aga ei ole sellist inimest. Ja sellepärast mulle tundubki, et see on nüüd see oluline samm, mida feminismi abil saab siis astuda, mehe vabastamine. Jah, seda diskussiooni on ju tegelikult olnud, noh, nii palju kui ma olen saanud jälgida ja vaadata erinevaid neid feministlikke diskussioone või ütleme selle ismi ümber käivad diskussioone, sest noh, seal ongi nagu need pooled tihtilugu, seal tekib väga palju konflikti ja on mehi, kes arvavad, et feminism kuidagi piirab neid ja vastupidi ja noh, mida iganes, et seal nagu toimub pidevalt selline kaklus, vahel nagu siuksed sisetülid, vahel on siuksed väline agressioon kuidagi tuleb ja on ju tegelikult nii mehi kui naisi, kes arvavad, et feminism on kuidagi negatiivne nähtus, halb nähtus, kas siis kõikidele naistele või kõikidele meestele või üldse kogu maailmale ja siis on neid, kes nagu arvavad, et on natuke hea, aga võiks nii või naa, eks ole, igal ühel nagu sa ütled, ongi nagu oma ettekujutus sellest, aga kui me nagu võtamegi selle, et feminism kui selline liikumine, mis aitab meil liikuda tervema ühiskonna poole selles mõttes, et meil on nii õnnelikumad naised kui ka õnnelikumad mehed, et me saame läbi nende mõtete, sest tegelikult mis need ismid ikka, need on mingid mõtete kogumid ja seal on nii halbu kui häid mõtteid. Kui need head mõtted aitavad meil liikuda ühiskonna poole, kus me kõik saame olla avatumad, õnnelikumad, ei pea oma probleemidega nii üksi olema, et siis see ongi ju, kuidas see saab negatiivne olla. Me oleme siin ju nüüd circa tund aega rääkinud küllaltki avatult ja ei olegi midagi väga kohutavat juhtunud. Ei ole jah, naljakas. Ja. Ei juhtunudki midagi halba. Võib-olla selle teema lõpetuseks pisike anekdoot minu poolt, et see ongi nagu naljakas, kuidas rääkida selle sõprusest naistega ja sõprusest meestega on ülilihtne tervituseks või hüvastijätuks emmata tüdrukut. Ja samas, ma ei tea, kas sina panid seda tähele, aga varem, kui me neid podcasti osi salvestasime ja sattusime siia kahekesi,
siis me tervituseks ja hüvastijätuks ei kallistanud teineteist. me lihtsalt viipasime käega, tšau siis ja niimoodi. Ja see üks kord, kui su naine Eva juhtus olema kodus ja ma lahkusin, siis tema tuli ukse peale ja kallistas mind ja siis tulid ka sina ja siis me ka kallistasime. Et sellise nagu pehmendava filtri, ühesõnaga, kuna naine tuli juurde ja nagu legitimiseeris või sotsiaalne katalüsaator. Et nagu tegi nagu selle kallistamise aktsiooni normaalseks, lubatavaks, siis avanes ka meil nagu see võimalus see barjäär ületada ja nagu kallistada. Ja siis sealt edasi vahetevahel me nagu spontaanselt, nii nagu tunne oli, nagu saimegi ka nagu niisama ilma Eevata, ilma Eeva abita nagu tervituseks või hüvastijätuks kallistada. Et ja võttes arvesse seda, mida me täna oleme siin rääkinud, on ju, me oleme ju väga avatud ja sellised nagu pigem püüdleme isegi suurema avatuse poole, aga ikkagi nagu midagi pole teha. See kasvatus on selline nagu on ja nagu need soorollid on sellised nagu nad on, et me arvame, et me oleme neist nagu vabad või et me nagu analüüsime ennast nagu välja nendest kastidest, aga mingisugused taagad või mingid harjumused või refleksid jäävad ikkagi sisse. No ma kindlasti ei arva, et ma oleks neist vaba kuidagi. Ma loodan, et ma liigun vabanemise poole, kas see on kunagi 100% võimalik, me kõik oleme oma kultuuriruumis kinni. Me ei saa olla, või mõni võib-olla ütleb, et me saame olla oma kultuuriruumist lahti, aga ma ei usu, et see on täielikult võimalik, me ikkagi oleme oma kultuuriruumis. Ja ma olen seda tundnud seetõttu, et ma olen liikunud erinevate kultuuriruumide vahel. Ma elasin Rootsis 4 aastat ja mul oli ikka väga veider alguses Eestisse tagasi tulla. Samamoodi nagu mul oli väga veider alguses Rootsisse minna. Mõned asjad, mida inimesed tegid, tundusid lihtsalt väga imelikud ja näiteks Eestisse tagasi tulles ka kohatud. et siin ongi. Aga too mõni näide, need on alati head. Mis on nagu markantsem, mis kuidagi esimesena pähe kargab? Ma ei tea. Mida sul siin oli ebamugav teha suhtluses, mille peale sa Rootsis ei pidanud nagu eraldi mõtlema? Ma mäletan, raske head näidet leida, aga ma tundsin seda kindlasti juttudes, mida inimesed rääkisid, kas või selles, kuidas Rootsis räägitakse, ütleme, mehed räägivad naistest või ütleme, seltskonnad kohtlevad naisi ja mehi versus sellega, kuidas see Eestis on, et tihtilugu ikkagi on mingid asjad, mida Eestis peetakse naljakaks. Ma ei ütle, et nalja võib alati teha, eks ole, aga mingid asjad, mida Eestis peetakse naljakamaks kui Rootsis ja mingite asjade üle nalja viskamine, näiteks ma ei oleks seda kujutanud Rootsis kontekstis ette. Mul on isegi raske kohe mingit head näidet võtta, aga ma ei mäleta palju siukseid, ma ei tea, naine autojuht tüüpi nalju Rootsist. Ja neid on nagu väga võõrastav kuulda, kui sa oled olnud pikka aega teistsuguses kultuuriruumis, et me oleme ikkagi väga seotud selle kultuuriruumiga. Ja ma ei ütle, et siinkohal keegi, kes Eestis selliseid nalju teeb, võib seda kuidagi pahatahtlikult teha. Ja ma ei arva ka, et sellise nalja eest kellegi nagu avalik häbistamine on kuidagi õigustatud. Ma ei tea, kui tihti üldse on kellegi avalik häbistamine õigustatud, aga ma arvan, et koos, ütleme, muutes seda kultuuriruumi niimoodi teadlikult ja liikudes õiges suunas, et siis mingi hetk lihtsalt see ei olegi enam naljakas, sest tegelikult see ei olegi ju naljakas. Aga jah, ma ei tea, kuidas me ikka lõpetame. Ma arvan, et see podcasti tegemine, mitte ainult see osa, vaid see podcasti tegemine on tegelikult meid lähedasemaks toonud, nii et kui te tahate kellegagi lähedasemaks saada, siis tasub podcasti teha. Just täpselt, podcasti tegemine on feministlik akt. Jah. Ja seoses sellega ma just avastasin, et on Eestis uus podcast Mina disainer. Ma ei tea, kas oled jõudnud seda kuulata, ma saatsin sulle ka, et ma ei ole seda jõudnud kuulata, räägi sellest. Et Mina disainer on siis Janno Siimari poolt tehtud, kes on ise ka disainer, ma kujutan ette. Et tema poolt siis läbi viidud podcast, mis räägib disainist, disaineritest kui inimestest tegelikult. Just seal ongi see inimlik komponent, et kui me oleme varem rääkinud 99% Invisible'ist, mis käsitleb disaini kuidagi siukselt laialt ja et iga asi on disain, räägime erinevatest disaini aspektidest, siis siin puhul siis saatejuht räägib erinevate
disaineritega, räägib nende elust, nende karjäärist, nende mõtetest, nende suhestumisest disainiga. Väga põnev kuulata, sest ma olen tegelikult meeletult suur disaini fänn, ma väga hindan head disaini, ma otsin head disaini, ma tahaksin olla võimeline ise tegema head disaini ja ma loen ja uurin selle kohta palju, et seda on öelnud näiteks CGP Grey, kes on sellest Hello Internet podcastist, et tema on öelnud, et ta on võib-olla seetõttu disainist nii huvitatud, et ta ise tunneb, et ta on kohutavalt halb disainis, et ta ei mõista seda. Ja minu puhul on sama, et seda nagu leida seda miskit, mis teeb heast disainist hea disaini, vaata see on nagu kuidagi siuke X-faktor, see on siuke asi, mida ei ole lihtne leida, muidu ma ei tea, kõik oleksid jube head disainerid. Aga jah, kuulata nende inimeste enda lugusid sellest, kuidas nad on jõudnud erinevate mõteteni, erinevate eluetappideni, väga-väga põnev, et sellest on küll praegu ainult üks osa olnud, nii et ma ei tea, äkki järgmised ei ole nii põnevad, aga samas teemapüstitus on põnev, nii et ma kindlasti ootan. Mina soovitaksin sulle omalt poolt sellist podcasti nagu Dear Sugar Radio. Ja kusjuures naljaks on see, et jällegi, kui me alustasime oma podcasti tegemist, siis me rääkisime kohe, milliseid podcast'e me kuulame, millised podcast'id on meile võib-olla eeskujuks olnud, aga miks, ma ei tea, miks ma jätsin mainimata Dear Sugar Radio? Võib-olla sellepärast, et see ei tundunud piisavalt nagu äge sel hetkel, võib-olla ma jätsin selle mainimata sellepärast, et see tundus mulle kuidagi vähemehelik nagu mainida sellist podcasti. Väga huvitav, nagu, ma arvan, et seal võis olla mingi element sellest hirmust, sest et Dear Sugar Radio on raadiosaade või podcast, mitte raadiosaade, mida teevad kaks kirjanikku, Cheryl Strayed ja Steve Almond. Nad on omavahel sõbrad, nad on mõlemad ägedad kirjanikud, aga see saade ei keskendu sugugi mitte kirjandusele, vaid suhetele, puhtalt. Suhetele, imelikele peresuhetele, imelikele armusuhetele, meie seletamatutele ihadele, meie hirmudele. See on pühendatud, ühesõnaga see on natuke nagu siuke usaldusliin, umbes, et kirjuta meile puista südant ja me anname sulle nõu. See on siuke hingeabisaade või siuke südame lappimise saade natukene. Neil isegi podcasti see tunnusgraafika või see logo on süda, mis on tehtud plaastritest. Nii et ühesõnaga on süda, mis on tehtud plaastritest ja see, ma arvan, et nüüd on hea hetk nagu lõpuks ometi mainida seda podcast'i, sest ma tegelikult arvan, et see on väga-väga mõnus podcast. Ma arvan, et kõik võiksid seda kuulata. Ja seda enam, et ka seal neil see suhtumine on vägagi, ütleme siis feministlik ja vägagi kaugel sellisest nagu alfamehelikust käsitlusest. No Cheryl Strayed on väga tugev ja enesekindel selline nagu naisnatuur ja Steve Almond seal kõrval on selline nagu väga pehme ja oma pehmuses väga tugev selline nagu meesnatuur, kes sarnaselt meiega on väga kahtlustav ja kuidagi kahtlev sellistes nagu vanakooli jäikades mehekuvandites ja kes vägagi rõhub sellisele nagu suuremale avatusele, ütleme siis tundelisusele, suuremale nagu julgusele väljendada oma tegelikke mõtteid ja tundeid, olenemata sellest, kas sa oled naine või mees ja rääkida rasketest asjadest. Et mulle tundub, et see on see, mida on omistatud naistele varasemalt palju rohkem, et naised nagu räägivad kõigest omavahel, nad julgevad ennast avada, nad räägivad, ja kuidagi kui tahetakse seda maha teha, siis öeldakse, naised pläkutavad, eks ole, koos, et mingi mokalaat, ma ei tea, mis need vanakooli sellised nagu maha tegevad terminid on, aga Steve Almond siis nagu, ma näen teda ka nagu sellise nagu meessoost sellise nagu arvamusliidrina, ütleme, kui ta seal seda podcast'i teeb, kes põhimõtteliselt nagu esindab sellist nagu avatud mehe tüüpi, mis minu arvates ongi tulevik ja mis minu arvates ongi see uus feminism. Nii et kaks ägedat podcasti, mida nüüd pärast tänast saadet saab kuulata. Kui meie oma ei meeldinud, siis kuulake neid. Jah, äkki nemad teavad siis nagu paremini rääkida nendest asjadest, on nagu hästi targad ja räägivad õigesti kõigest. Sest kui te nüüd praegu kuulasite meid lõpuni ja leidsite, et me ei tea nagu mitte midagi, siis tegelikult on veel podcast'e, nii et. Aga ma loodan, et meie ka ikkagi olime teile huvitavad. Ja no kui ei olnud, siis vihakõne saab, eks ole, jätkata. Vähemalt tekitame võib-olla diskussiooni. Jah.
et Meil on aga seni- tead, mis, mul on hea tunne sellepärast, et me rääkisime tegelikult asjadest, mis on nagu ülipõnevad ja millest me oleme juba ammu tahtnud sinuga rääkida, aga olles nüüd sinuga tund aega vestelnud nendel teemadel, mul on selline tunne, et see oli alles nagu täielik algus kogu sellel diskussioonil, sest meil nagu jäid ainult harali kõik need mõtterõngad praegu siin. no vot, Ja see on ega me ei ainult saa hea podcast'i tegelikult. kinni ka panna ja me peame ikka edasi tegema. jah, aga see on ainult hea, et me saame sellest kõigest veel rääkida. Selline see osa jäi sihuke lühem. jaa, aga aitäh, et aitasid seda ust lahti teha. nagu Madonna 80-ndatel, me tegime praegu teineteisele ühe ukse lahti. Või võib-olla isegi mõnele veel.